Tere päevast, oma kursuses siis räägiksin selles videoklipis sellest, et millised on siis hoone rekonstrueerimise põhimõtted. Kui eelmistes klippides te saite teada, mis see kursus endast kujutab, teises klipis te saite teada, missugused materjale te leiate kusagilt, siis kolmandas klipis ma proovin teile anda ka sellist seadusandlikku tausta veidikene ja ka kogu sellest renoveerimise protsessist etapiti infot. Ja kui me räägime rekonstrueerimise põhimõtetest, siis kõige ennem, kui te olete vaadanud ära siis eelneva info põhjal sellest, et missugune materjalid olid, siis seal oli ikkagi juttu sellest, et millega siis ühistu esimees tegelema peaks. Ja kui me hakkame hoonet rekonstrueerima, siis me peaksime koostama projekteerimise lähteülesande. Projekteerimise lähteülesanne koostatakse siis kõikide olemasolevate hoone tehnilise hinnangute, siis ekspertiiside, energiaauditite ja kõikide selliste dokumentide põhjal. Ja tegelikult oleks lähteülesande koostamiseks ka vajalik lõplikult selgust teha, millise rekonstrueerimise pakett siis auditist valitakse. Kui me hakata valima auditist rekonstrueerimise paketti, siis peaksite hindama ka oma rahalise võimekust, ehk siis seda, et kui palju on valmis siis ühistu liikmed, ehk siis korterite omanikud raha selle rekonstrueerimise alla panema. Ja teiseks on siis see, et tegelikult ei ole ju võimalik raha sinna füüsiliselt ka kõigil panna, kuna rekonstrueerimistööd on kallid, siis tuleks vaadata ka võimalused, kui palju on meil võimalik pangast reaalselt laenuabi saada. Ja nüüd lisaks selle laenuabile on ka see, et kui me hakkame rekonstrueerimispakette tehti, siis on olnud ka riiklikult erinevad toetusmeetmed, näiteks KredExi renoveerimise toetus, et kui me saavutame teatud kütteenergia kokkuhoiu, on meil võimalik saada siis mingisugune protsent toetust. Ja me saame selle toetusega arvestada. Ja see toetus, kui on oluline, ehk siis kui siin vaatame, millised sellised põhimõtted on olnud, et 50% kütteenergia kokkuhoidu ja sisekliima kindlustamist tähendaks ka 35% rekonstrueerimistoetust ja oma muude tingimustega. Nii. Projekteerimise lähteülesande koostamisel on siis abiks see. Nii, mida me siis projekteerime? Projekteerida tuleks siis hoonet kui tervikut, ehk siis lahendada ära terviklik hoone ülevaade ja prognoosida siis selle põhjal, millised saaksid olema siis selle rekonstrueerimisest tulenev tasuvus. Ehk siis tuleks järgmisena etapina siis peale projekti koostamist tuleks projekteerimine ja projekteerimise kvaliteet sõltub väga just selle lähteülesande kvaliteedist. Ja kui hästi on see, kui kvaliteetselt on see lähteülesanne koostatud ja sellest, et kui põhjalikult tuleb mingisuguseid tehnosüsteemide osa, konstruktsioonide osa siis projektist läbi lahendada. Ja kui me räägime tulemuslikkust, siis on hea projekt, on ka hea ehitamise alus ja projekti järgi on võimalik ka ehitusprotsessi ka kvaliteetselt kontrollida. Ehk siis kui meil on tehtud projekt kehvasti, ei suuda me seda ehitust ka niimoodi kontrollida. Ehk siis meil on olemas küll mingisugused ehitustavad, aga põhimõtteliselt ikkagi peaks ehitus vastama projektile. Vaatame seda, et kuidas siis mõttest saadaks kvaliteetse tulemuseni. Ühelt poolt oleme siia joonisele toonud nii ajatelje kui ka rahatelje ja see telg võiks kujutada just hoone eluiga või siis selle kavandamist ja siin etapiti on siis see kavandamine, siis esimene projekteerimise faas koos kavandamisfaasiga ja mida pikem
see ajateljed, see kavandamise faas ja projekteerimise faas on tavaliselt ja mida läbimõeldum see on, seda väiksem peaks tulema see rahatelg. Ehk siis seda nii-öelda, mida laugem see nii-öelda joor on, seda ehk siis mida rohkem me kulutame aega kogu protsessile, siis peaks ka nii-öelda kogu kulude mõttes tulemuses ehitus soodsam. See on selline teooria poole pealt. Ehk me peaksime siis ikkagi suutma nii-öelda aega ja ühelt poolt ka raha kulutada nende eri faaside peale. No projektiga tuleks siis arvestada orienteeruvalt on selline, me nimetame seda rusikareegliks, et kuskil 10% ehituse maksumusest on tavaliselt projekteerimise kulu. Mida siis sinna projekteerimise kulu hulka võiks veel tuua, on siis see, et teie kui mitte ehitusspetsialist või kui ühistu siis juht või hoonehaldur peaksite kaasama sinna esimesse projekteerimise faasi ja kavandamise faasiga ehitusspetsialisti, kes suudab viia sellest mõttest selle kvaliteetse tulemuseni. Ehk siis sinna ehitusfaasi, ehk siis see, et see ehitamine toimuks ikkagi kvaliteetselt ja see tulemus, mida teie oma mõttes ja projekti lähteülesandest siis koostasite, et nii see ka välja tuleb. Ja lõpuks on ikkagi hoone kasutusfaasis ikkagi eesmärk saavutada võimalikult madalad kasutuskulud. Kui see kasutuskulude kõver oleks siin läheks siia ülesse pool, eks see joor oleks üleval pool, siis tavaliselt on tehtud siin eeldatud mingisugused vead. Ei ole mingisuguseid kulusid võib-olla läbi mõeldud, mis siis hoone kasutusfaasis annavad. No näiteks kõige parem öelda kütteenergia kulu, mis mõjutab otseselt siis seda, et kuidas me oleme siis erinevad hoone osad läbi mõelnud, kui soojapidavaks piirde muudetud on, kuidas me siis ventilatsioonisoojust tagasi anname ja kõike seda. Nüüd päris lihtsustada seda graafikut kõikide hoonete puhul ei saa. Ja kui me hakkame rääkima hoone tasuvusest, siis on see, et kui meil hoones sisekliima põhimõtteliselt enne renoveerimist põhimõtteliselt võime öelda, et ei olnud, ehk siis ventilatsioon oli minimaalne, siis me ei saa rääkida, et meil hakkab see ventileerimine ka ära tasuma. Aga siin jällegi, kui te olete tutvunud nende elamufondi uuringutega, siis sealt kindlasti tuleb silmas pidada seda, et energia tõhusus ei saa tulla sisekliima arvelt. Me peame igal juhul võtlema ventilatsiooni kordamine tegemise peale. Ja auditides tavaliselt on ka selle peale pühendatud üks osad ja tänasest siis selliste KredExi toetustingimustes on ka kindlasti see, et ventilatsioon tuleb kindlasti korda teha. Et kindlasti ärge nüüd seda ärge kui üldse renoveerimisest rääkida, siis ventilatsioon on võiks öelda, et isegi ülioluline, mida tuleb kindlasti renoveerimise käigus teha. Vaatame siis seda skeemi, milline on siis selle hoone kavandamine ja kust maalt ta jõuab siis lõpuks rekonstrueerimisprojekti juurde ja millist projekti osadest koosneb. Siin on toodud, et projekteerimiskvaliteet sõltub sellest, et kõik osad on tugevad. Ehk me võime selle ringi võtta kui ühtse keti, et kui siin mõni üks osa on nõrk, siis tegelikult kogu tulemus jääb nagu nõrgaks. Ehk siis me peaksime hoone kogu terviku haarama, ka rekonstrueerimisprojekt peab olema kõike haarav, et see tulemus oleks kvaliteet. Nüüd on see, et kes selle osad nüüd kõik kokku paneb. Selleks võiks olla ikkagi kaasatud teie kõrvale siis mingi ehitusspetsialist, kes suudaks need osapooled kõik kokku põimida ja üheks tervikuks siduda. Või siis tellite siis konkreetselt ettevõtted kogu siis hoone rekonstrueerimisprojekti, nii et kõik osad oleks läbi mõeldud. Edasised, kui me räägime projektist, et missuguse staadiumis projekt peaks olema. Projekte on ka igasugused. Kui me räägime sellistest projekti staadiumites, siis
mida siis võib-olla ka pakutakse teile nii-öelda vähempakkuste alusel, ütlete, meil on rekonstrueerimisprojekt, siis saadetakse teile üks hoolejoonis ja öeldakse, et nii, selle järgi te saate ehitusloa kätte. Nii, korras. Mida te selle ehitusloa projektiga teete? No tavaliselt ehitusluba saab kätte ka projekteerimisstaadium, mis on eelprojekt. Samas, ehitada eelprojekti järgi põhimõtteliselt ei ole võimalik. Ja tegelikult ei tohikski. Et tänastes projekteerimise projekti standardis, projekteerimise standardis on öeldud, et tuleks või võiks hakata ehitama põhiprojekti järgi. Ja kindlasti ka minu soovitus on see, et oleks kõik osad vähemasti põhiprojekti järgi tehtud, kuid on mõned osad, mis on siis tehnoloogiliselt keerukamad, mille kogemusi võib-olla ehitajatel ei ole, siis need siis tööprojekti järgi teha. Aga põhiprojekt on siis piisavalt selline hea selgitus, lisaks joonistele on ka seletuskiri ja erinevad siis ka detailid välja toodud, et meil on võimalik selle järgi ka võimalikult detailne eelarve teha selle ehituse peale. Kui meil ei ole põhiprojekti järgi tehtud projekti, siis ka ehitushinna määramine on ikkagi väga ligikaudne. Kui teie kui tellija tahaksite saada võimalikult täpselt eelarve. Nüüd, kui me eelarvestama hakkame seda, kui palju see siis maksma läheb ja sealt hakkame siis tasuvust hindama, siis ikkagi tuleks teha seda vähemasti põhiprojekti alusel. Ja järgmine protsess ongi, kui teil on projekt põhiprojekti staadiumis valmis, siis tuleks korraldada hange või siis teha selle projekti alusel selline kontrollihind. Ehk siis lüüa need kõik kulud kokku ja vaadata, kui kalliks siis see rekonstrueerimine võiks siis minna. Ja seejärel, kui on kontrollihind teada, siis võtta vastu otsus, kas minnakse renoveerimisega edasi. Ja võib-olla siis on võimalik ka sealt teha selliseid väikseid kärpeid mingi teatud osades, mingid muudatuse teha, näiteks et see teie eeldatav võimekus seda hoonet renoveerida on väiksem ja tehakse siis väikseid kärpeid, mingisugused osad vahetatakse välja, tehakse mingi kohendusi ja seejärel alles küsitakse pakkumisi konkreetsete ettevõtete käest. Ehk enne kui te pakkumisprotsessi või hankestaadiumisse liigute, võiks olla teil orienteeruv hind teada. Muidugi on võimalik seda orienteeruvat hinda saada ka pakkumise protsessis. Ehk siis, kus te olete hanke välja kuulutanud, hanke väljakuulutamistel te näete, avate hanke dokumendid. Hea on, kui hankel osaleb rohkem kui 3 firmat, ehk siis võiks olla need pakkumised saadetud rohkemate firmadele, kes neid ehitustöid teostavad või renoveerimistöid teostavad. Aga sealt te saate enam ligikaudse hinna teada, et kui palju see maksma läheb. Nüüd on see, et ei pea kindlasti kuulutama välja hanke võitja. Et te võite selle hankes siis ka näha, et seda, et pakkumise hind ületab näiteks oluliselt teie poolt arvestatud rahasummat ja te võite ka lõpuks öelda, et see pakkumine on nurjunud. Ja sealt siis hakata tegema, võtta samm tagasi, vaadata projekti üle, teha kohendusi ja uuesti siis kas asuda läbirääkimistele siis nende pakkumise tegijatega või siis kuulutada välja uus hange. Et see on nüüd juba teie roll, teie otsustada. Nii palju siis projekteerimisest ja hoone siis sellise renoveerimise kavandamisest.